No tere taas, kuna nii soe on, siis ma kolisin oma potipõllumajanduse siin paariks tunniks kasvuhoonesse. Siin on väga mõnus praegu toimetada, natuke on vilu ka, nii et need taimed ei saa siin väga suurt šokki veel sellest suurest valgusest, et kui väga rutates tuua toas kasvanud taimed õue päikese kätte, siis võib neid tervitada päikesepõletus. Aga enamasti taimed sellest taastuvad, et kuidas seda ära tunda on see, et lehed muutuvad täiesti valgeks, aga koed jäävad terveks. Aga enamasti nad sellest taastuvad, et midagi ravi nad ei vaja. Siin on mul kääbustomatid, mis me ennist ka koos külvasime. Ja kääbustomatite puhul on see tore asi, et nad on ka oma kasvu algusfaasis tegelikult väga sellised kompaktsed, et harva kipuvad nad välja venima, nagu teised kõrgekasvulised tomatid. Ja nende puhul saab ka selle pikeerimise faasi täiesti julgelt vahele jätta, et siin on ka näha, et siin on osadel taimedel juba päris suured päris lehed, ja osad ma juba pikeerisin ära ja siin on ka näha, et need taimed, kes jäid siis konkurentsis alla, on väiksema kasvuga. Aga tomat on üks vahva taim ja tema väga armastab, et temaga tegeletakse. Et neid võib mitu korda ümber istutada ja iga kord natukene sügavamale. Nendele see pigem just meeldib. Ja ka nendest väikestest taimedest tegelikult saab asja kohe, kui nad on siis ükshaaval ära potistatud. Millesse ma täna istutan? Ma just enne segasin valmis siin mulla. Siin on peamiselt siis hästi peene sõelaga sõelutud kompost ja juurde ma panin natukene liiva. Ja kuna ma istutan siia juba päris lehtedega taimi, siis ma panin siia natukene juurde ka kanakakagraanuleid. Aga tomati puhul tuleks siis selle kanakakagraanuliga olla väga ettevaatlik, et tema on pigem selline hea lämmastikuallikas. Aga tomatil on oluline, et ka fosfor, kaalium ja mikroelemendid oleksid tasakaalus, et siis ettevaatlikult selle kange kraamiga kanakakagraanulitega ümber käia. Ja ma taas kasutan selliseid jogurtitopse, et kuna ma tegelen ka sellise potipõllumajandusega, eks ole, siis mulle meeldib endast mõelda pigem kui tootjast kui tarbijast. Et ma saan sellest elevusest ja just noortel aednikel on see suur vajadus igasuguseid ägedaid asju osta aianduskeskustes ja see on jumalast okei ja seda tulebki teha. Sest et kui see on ka uus hobi teie jaoks, siis see ongi põnev ja tulebki erinevaid asju proovida. Aga te kindlasti ise ka aja jooksul märkate, et teil hakkab pea tööle ja siis te hakkate nägema ise erinevaid lahendusi, kuidas siis erinevaid materjale ära kasutada. Ja vähemalt enda jaoks ma ise olen nagu läbi mõtestanud selle, et kui on sellised topsid, mis ei ole kirevate kirjadega ja sellised neutraalsed, siis neid on sellisteks potistamisteks nagu väga hea ära kasutada ja siis ma tegin kääridega ka siia augu põhja, et liigne kastmisvesi saaks ikkagi ära voolata. Et taimede juured ei oleks siis üle kastetud ja liigniisked. Nii, ma tegin siia pulgaga sisse siukse augu, sellepärast et tomati taime ma panen siis nii sügavale, kui on tema idulehed. Ja siit pulgaga tõstan teda ettevaatlikult niimoodi, et ma kogu juurt ära ei lõhuks. Küll aga, kui see juur on liiga pikk, siis ma näpistaksin selle tagasi, aga praegu tundub, et osad juured juba jäid siia külvitopsi, aga ma natukene ikkagi võtan seda otsa siit vähemaks. Kui ma seda teen, siis see juur, mis siin alt juba kasvab, hakkab rohkem hargnema ja kui taimel on rohkem juuri, siis ta saab iseennast ka aidata rohkem vee ja toitainetega, mis minu jaoks tähendab siis seda, et ma saan hiljem rohkem maitsvamaid tomateid. Ja need on siis idulehed. Need, mis ei ole eriti tomati nägu ja need on päris lehed. Ja ma panen ta nii sügavale, kuni tema idulehed on. Ja siis pulgaga küljalt lükkan kokku niimoodi, et ta saaks selle hea kontakti selle substraadiga. Ja tomatil on selline hirmus hea omaduse, et kui tema vars puutub kokku mullaga, siis sealt tulevad uued juured. Ja iga kord, kui istutan, siis istutan teda natukene sügavamale. Need hiljem ka, et ma võin juba mõned alumised lehed ära võtta, et teda veel sügavamale istutada. Ja mida rohkem juuri tal on, seda paremini siis taim ennast ka sellest küljest näitab just nagu selle saagi näol. Et kui te taimiga ostate, siis muidugi on tore, kui see mullapealne osa on ilus, aga piiluge ikkagi sinna topsi sisse ka, sest tegelikult kui te ostate istikuid, siis tegelikult te ostate juuri, sest see ongi see, mis teile selle saagi annab. Ja kastan. See on mul soe vesi. See on siin juba 2 päeva soojenenud. See on vihmavesi, mida ma kogun paaki. Ja kastmisel on praegu siis 2 mõtet. Üks on see muidugi, et seda taime kasta
et ta saaks juua, aga teine põhjus on see, et see vesi viibki selle substraadi, mis ma kokku segasin, just sellele taime juurtele ja varrele hästi lähedale, et tekib selline hea kokkupuude ja taim saab siis ilusti edasi kasvada. Ja nüüd ka, kui nad on siin juba ükshaaval, siis juba paari päevaga on näha, et nad saavad palju jõudu juurde ja nüüd hakkavad nad juba väga kiiresti edasi kasvama. Nii et see potistamine ongi selline mõnus nädalavahetuse tegevus. Kui olete alles alustanud taime kasvatamisega, siis minu meelest tomat on selles mõttes nagu väga hea taim. Et ka siin selle potistamisega, kui tuleb seda taime ikkagi niimoodi õrnalt kergitada sealt külvinõust ja niimoodi, et siin nagu väga midagi juhtuda ei saa, et selles mõttes see edukogemus on kindlasti tulemas, et midagi keerulist ei ole. Ja noh, ka see, et võib teda niimoodi julgelt sügavamale istutada, et on väga mõnus ka, miks mitte lastega koos seda teha, et siin tomatitaime on suhteliselt raske ära rikkuda potistamisega. Ja kui ka valida mõni kääbustomat, eks ole, siis nagu ma ütlesin, siis selle pikeerimise võib täitsa vahele jätta. Et pikeerimine on siis nende taimede lahku istutamine, mis on idulehe faasis ja minul praegu näiteks ma murdsin selle ühe idulehe ära, aga teate, sellest pole mitte midagi, sest seda idulehte see taim kindlasti igatsema ei hakka. See iduleht on oma töö tegelikult juba ära teinud ja enamus kahe idulehestel taimedel tegelikult see iduleht taandarenebki ja tuleb üldsegi ära, kuivab ära. Nii et mitte midagi ei juhtu. Ja kui näiteks olete aiandist ostnud tomatitaimi ja juhtub midagi, et murdub ära, kus autosõidu ajal või midagi, siis jällegi mitte midagi ei juhtu. Pange see tomatitaime latv siis vette ja kuskil 5-10 päeva pärast te tegelikult näete, et sinna varre peale tulevad juba juurenupsud ja siis te saate selle ära potistada, et tegelikult ei juhtunud midagi, et ära murdus, tegelikult te tegite sellest lihtsalt endale pistiku. Ja ega te ajas ka tegelikult midagi ei kaota. Saagi saate ikka umbes samal ajal. Nii et kes on alles algust tegemas oma potipõllumajandusega, siis mina arvan küll, et tomat on selline hea taim, millega ei saa midagi väga untsu minna.